Tere paidekad ja inimesed teispool ekraani. Väga tore on siin olla. Enne kui ma oma teema kallale asun, siis mõned kiidusõnad. Esiteks Paide teatrile. Olles ise üks inimene, kellel viimastest aastastest on väga palju sellist avaliku esinemise kogemust, siis et selline formaat, mille peale olete siin Paidest tulnud, on minu arvates väga unikaalne ja põnev. Nii et selle eest, nii selle idee eest, teie selle teostuse eest, mida te pakute siin kohalikele, kuid eestlastele laiemalt, kui ka selle eest, kuidas te sellest räägite, siis suured kiidusõnad. Ja teiseks, täna on emadepäev, sellest ei peaks kindlasti ümber vaatama, nii et kõikidele emadele palju õnne ja kasutan ära seda, et Mikker on mu ees ja tervitan oma kallist kaasat Helenit, kellega meil on 3-kuune tütar, 6-aastane poeg ja oma ema Katrinit, nii et kõikidele emadele see on teie päev. Nüüd teema juurde. Teema, millest tahan teile täna jagada oma mõtteid, on kestlik areng. Ja ma tean, et reedel oli siin Indrek Neivelt, kes rääkis ka rohepöördest, nii et mingis mõttes tundub, et sellest on saamas hitt-teema. Ja kui mina olen valinud sõna kestlik areng, siis tegelikult nagu pall lapsel ikka ongi tal nimesid palju, et võib öelda rohepööre, võib öelda jätkusuutlikkus, pangad ütlevad ESG, tööstusettevõtted ütlevad CSR ja nii edasi, nii et ma arvan, te paljud tunnetate, et sellest on saamas üks oluline ja populaarne teema. Aga miks peaks sellest rääkima? Looduse pärast peab, see on selge. Aga minu võib-olla tänase kõne mõte on see, et see kestlik areng kätkeb endas ka võimalust Eesti ühiskondliku arengu vaates. Et see on teine vaade, milles võiks seda teemat käsitleda. Ja kui ma räägin isiklikust vaatest, siis ma loon teile täna ka natuke oma isiklikku narratiivi, et kuidas ma olen jõudnud siia, siis sellega on nii, et see teema valis mind. Ma ise ei ole mitte midagi teinud, et sattuda tegelema kestliku arengu temaatikaga, aga olles sattunud sellesse sisse, siis mõistad, et see on nagu jänese urg, kuhu sa oma pea sisse pannes, näiteks nagu Alice Imedemaal sa satud sellisesse rägastikku, mis hakkab kasvama. Ja seni see teekond on kulgenud kiiremale, kõrgemale, kaugemale ja tahaksingi täna teile seda jagada. Et pikka teooriat ei tee, aga umbes 20 sekundit siiski, et mis asi on see kestlik areng? Mis on see printsiip? Kõige tähtsam prioriteetide järjekorras on see, et looduse jätkumine meile sobivates tingimustes oleks võimalik. Et alati, kui ma seda kuidagi ette loen, see tundub mulle nii ilmselge, et see on isegi natukene piinlik on sellist asja välja tuua. Aga samal ajal, kui vaadata seda, et tööstusrevolutsioonist, sellest ajast, kui meil on jooksev vesi, kanalisatsioon, sissepõlemismootor ja elekter, ei ole me pannud loodust esikohale. Et lühiajaliselt oleme kogu aeg ammutanud rohkem, kui see meid ümbritsev keskkond suudab taastada. Pärast looduse kestmajäämist peaks olema ikkagi järgmine inimväärne elu inimestele. Ehk siis, et eluks vajalikud ressursid, võimalus ennast teostada, vabadused, kõik need asjad, mis on meile olulised, on kindlasti järgmisel kohal selle elukeskkonna säilimise järel. Ja viimaseks siis heaolu kasv läbi majandustegevuse. Et siis meie ühised ettevõtmised oleksid need, kes seda elujärge meil järjest parandab. Aga see ei peaks olema vastupidi. Paljudel teil võis olla seda mingis mõttes nagu igav kuulata, sest see info on 60-ndatest saadik olemas, seda levitatakse, kuid võib-olla peamine probleem on selles, et see ei ole saavutanud ühiskondlikku relevantsust, ehk siis sellel ei ole olnud suurt mõju. Ja lubasin, et natuke toon teile isiklikku konteksti, et kuidas minu elu on kulgenud ja toonud mind siia. Siis esimene kokkupuude temaatikaga, ma mäletan, oli aastal 2009, kui ma olin esimese kursuse tudeng tol ajal TTÜs Tallinnas ja meil oli inglise keele tund. Ja kui välja jätta see, et miks peaks üldse ülikoolis inglise keelt õppima, kui sa selle keskkoolis oled selgeks saanud, siis see tundus üsna arusaamatu. Siis ühes tunnis seal see õpetaja tõi meile lugemismaterjalid siis nagu kliima soojenemise kohta ja küsis, et rääkige noored, et mis te arvate sellest, et kõik teadlased räägivad, et siin nagu asjad hakkavad hapuks minema. Ja ega tol hetkel polnud isegi nagu enne märganud, olles ka juba 20-aastane noor inimene, et ilmselt ikka kuulnud, aga kõrvast sisse, kõrvast välja, aga tol hetkel ta jäi mulle meelde, et okei, et see teema puudutab kuidagi. Aga
Praegu 12 aastat hiljem, ütleme, läks vähemalt 10 aastat enne, kui sellel teemal tekkis ühiskondlik tähtsus. Ja minu kui selline praktiku kogemus algas siis aastal 2015, kui ma läksin pereettevõtet juhtima 27-aastasena. Hakkasin nii-öelda kestliku arengu praktikuks. Et see oli ettevõte, kus töötas ligi 200 inimest, kes eksportis umbes 100% oma toodangust ja kelle kliendid olid maailma suurettevõtted. Ja kuna me sättisime uut suunda ettevõttele, siis me nägime, et meie kliendid räägivad sellest kestlikust arengust ja me otsustasime, et me hakkame sellega tegelema. Ja selle ettevõtte missiooniks sai kaasa aidata kestliku maailma ehitamisele. Ja see eluetapp kestis mul kuni eelmise aastani 5 aastat ja tegelikult see, mille pealt ma saan teile rääkida, ongi see kogemus, mis seal sai saavutatud. Ja olles seal siis ettevõtte juht, aastast 16 olen ma rääkinud umbes sama juttu, mis ma teile täna räägin. Ma ise olen järjest paremini informeeritud, järjest rohkem praktilisem kogemus, aga mis siis selle aja jooksul Eestis on toimunud? Et aasta 16 ma vaatasin järgi, et mis olid justkui aasta olulisemad uudised. Reformierakond langes opositsiooni pärast 17 aastat valitsuses. Avati Eesti Rahva Muuseum, Kersti Kaljulaid, kes on ka üks kõnepidaja siin, valiti presidendiks ja LHV tuli börsile. Ja kui LHV, kes on täna ka Rohetiigri üks asutajaliige, mille eestvedaja ma olen, kui neilt tol hetkel küsida, oleks küsitud, et 5 aasta pärast, kas nad näevad ennast rohepangana, täna nad ennast nii identifitseerivad, siis ma ei taha küll nende eest vastata, aga ma ei tea, kas nad naernud oleks, aga ma arvan, see teema oleks nende jaoks täiesti võõras olnud. Et lühidalt öeldes aastal 16 kogu selline rohepöörde või kestlikkuse temaatikas ei huvitanud Eestis mitte kedagi. Murrang, julgen väita, juhtus aastal 19. Me kõik teame seda ühte Rootsi tüdrukut, kes on meile nii tuttavaks saanud, kes on tekitanud palju emotsioone, nii negatiivseid kui positiivseid. Ja minu jaoks, ma ei tea, kus vanuseklassi ma ennast loen, ma olen 32-aastane, aga vaadates, kui palju selliseid sotsiaalmeeste postitusi, poliitikutes, kirglikke väljaütlemisi ja nii edasi, see tüdruk suutis tekitada, siis minu jaoks on ta kuidagi võrdunud. Ma ei tea, kas on filme või raamatuid näinud, on need näljamängud, kus oli siis selline peategelane nagu Katniss Everdeen, kes samamoodi sellise ootamatu kangelasena sattus sellise vastupanu liikumise keskmesse. Et minul on kuidagi tekkinud selline paralleel ja ma olen seda kogu aeg niimoodi näinud. Ja kui 16 aastal see teema ei huvitanud kedagi, siis 19 aastal, mina olin umbes 3 aastat sellest teemast rääkinud mööda konverentse ja erinevaid üritusi, siis sellel hetkel hakkas reaktiivsus. Ehk iga muutus toob kaasa vastujõu ja selles teemas algas selge selline et kartus, et mida see kaasa toob. Väga erinevatel põhjustel. Sellest täna ei räägi, läheks pikale. Ja tegelikult aastast 20 edasi on see teema olnud trendikas. Ja ei ole enam keeruline selles valdkonnas tegutseda olnud. Ja ma arvan, et ka täna, kes te siin olete, kui te iga päev lehte loete ja jälgite ühiskonnas toimuvat, siis ma arvan, te olete samal meelel, et paljud küsimused, mida me arutame ja üritame leida lahendusi, käivad selle sama kestliku arengu kuidagi valguses. Nüüd 5 aastat ma veetsin selles tööstusettevõttes juhina. Resultaat oli see, et meie majandusnäitajad tõusid, sest tollel ajal andis see veel konkurentsi eelise, kui sa olid kestlik ettevõte. Inimeste rahulolu kasvas väga palju tööl käies, sest et inimesed tahavad kuuluda millegisse suuremasse ja kui see ettevõte üritab maailma päästa, siis see on hea asi. Ja valmistasime palju tooteid ka, mis reaalselt maailma päästaks. Aga tollel hetkel sai mulle selgeks see, et kui sa oled ühes ettevõttes teinud rohepöörde ja sa oled naiivselt veel liiga vara seda teinud, siis sa mõjutad oma töötajaid, nende peresid, see on hea mõju. Sa mõjutad oma mingeid huvigruppe, kogukonda, kus on sinu tegevus, sa mõjutad tarnijaid, sa mõjutad võib-olla kliente, aga sellega asi piirdub. Ja tekkis arusaamine, et tegelikult Eestis selleks, et see teema saaks nagu oluliseks, mõistes juba seda potentsiaali, on vaja sellist ühiskondlikku laiapõhjalist algatust. Mõeldud tehtud, tänaseks olengi aasta aega toimetanud ühe eestvedajana Rohetiigris. Ma ei tea, kui paljud teist on sellest kuskilt juba kuulnud. See võimalus on täitsa olemas, sest me üsna aktiivselt tegutseme. Ja
ja umbes 10 sekundiga võiks öelda, mida me üritame saavutada, on siis see, et paljud eestlased teavad tiigrihüpet, mis aastal 1996 hakkas siis tegutsema Eesti sellise digitaliseerimise teekonnal. Ja meie ambitsioon on sarnane, aga võib-olla see, et teha Eestist siis roheline digiriik. Et me ei näe mitte seda, et see on täiesti teine valdkond kui tiigrihüppel, aga me näeme, et see on järgmine etapp ja meil on väga hea alus, mille peale ehitada. Ja me oleme oma tegevuse 4 suunda jaganud, mille kaudu ma tahakski teile nagu anda sellist minu vaadet, kuidas Eestis praegu selle kestliku arenguga lood on. Ja need 4 suunda, millega Rohetiiger tegeleb, on üksikisik, nagu teie siin, kõik inimesed, kes Eestimaal elavad, et kuidas mõeldakse, kuidas lähenetakse sellele temaatikale. Me tegeleme erasektoriga, kellest me usume eest vedavat jõudu sellele rohepöördele, mida me tahame näha. Me tegeleme vabakonna suunaga ja viimaks riigiga, ehk siis 4 suunal toimetame. Ja jätkuvalt ma tahakski teile jagada siis, mida ma olen selle aasta jooksul Rohetiigris õppinud ja loodan, et see on teie jaoks huvitav ja mõtlema panev. Alustame üksikisikust, meist kõigist. Et üksikisik on ju sellel teekonnal nii ressurss kui vahend selles rohepöördes, et üksikisikute nimel me seda teeme, aga üksikisikud peavad ka panustama sellesse. Ja üksikisikule, eestlasele on tegelikult omane loodusesse uskumise narratiiv. Et kui me käime algkoolis või kuskil, siis paljud me oleme, ma ei tea, kodulugu või mis need tunnid on, ma ei tea, kellel mis mälestus tuleb, aga meile räägitakse nendest nii-öelda taarast ja hiiepuudest ja kõigist nendest loodusesse uskumisest, mis siin maal oli kunagi nagu muinasusundis ka tavaline. Aga selles mõttes, et see sümbolina loodus on eestlastele, ma arvan, oluline. Et ka palju meil siin on nii-öelda metsa ja kuidas see kirgi tekitab ja kõik muu, see raiumine, siis ma arvan, see nii on. Aga minu arvates on oluline tuua välja seda, et see narratiiv on nagu katkenud. Et kuigi 80% eestlastest üsna värske küsitluse järgi peab ennast nii-öelda kestlikult või keskkonnasõbralikult mõtlevaks inimeseks, siis tegudes see tegelikult absoluutselt ei väljendu. Ja teataval määral ei saagi väljenduda, kui see ühiskond meie ümber ka sellist nii-öelda tõekspidamist ja käitumist mitte kuidagi ei premeeri. Et ei ole ehitatud üles ka süsteeme, mis toetaks sellist käitumist. Aga mis oleks vaja, et see katkenud narratiiv saaks taaskord üles tõsta? Sest et just nimelt sümbolina on väga paljude eestlaste jaoks selline looduse või kestlikkuse mõtteviisi evimine on täiesti nagu loomulik. Mina arvan, et on vaja 2 asja. Ühiskonnal on vaja küpseda. Olles taas iseseisvunud aastal 1992, oleme me ikkagi võrdlemisi teismelise eas ühiskond. Ma arvan, seda võib ka praegusest ühiskondlikust debatist väga selgelt nagu välja lugeda. Et ikka paneme üksteise pihta tuld ja tõmbame erinevatesse leeridesse. Et ma arvan, et see on üks asi, mis peab kindlasti muutuma selleks, et saaks leida nagu konstruktiivseid ja ühendavaid lahendusi. Ja teine teema on siis see, et ühiskondliku heaolu defineerimine vajab ümber mõtestamist. Et see lääne mudel, mida me täiesti arusaadavatel põhjustel oleme nii kaua taga ajanud ja milles me oleme väga edukalt tegelikult ka oma elujärge kasvatanud, et see ei vii siit enam väga edasi. Et ükskõik, kas see on kiirmood või see on toidu raiskamine või mis iganes need nii-öelda kõrvalnähtused on olnud sellel lääne mudeli tagaajamisel, suur tarbimine, et see ei saa viia lõputult edasi, sest see tuleb millegi arvelt. Ja selle asemele peaks taaskord tekkima siis selline elu ja looduse usaldamine. Ja kindlasti peaks sellega kaasnema iseenda mitte nägemine kui universumi keskpunkt. Et vahel on endalgi kuidagi kainestav mõelda isiklikus vaates nii, ei ole keegi me isiklikult universumi keskpunkt ja meie eestlastena siin oma 1,3 miljoni inimesega ei peaks ka nii mõtlema, sest see ei aita meil olla nagu koosmõjus näiteks loodusliku keskkonnaga, et ei lõppe ära tuule puhumine riigi piiril või kui kuskil mujal kliima soojeneb, siis need inimesed ju peavad sealt siiski liikuma kuskile mujale, et peaks mõtlema ühtsemalt. Ja kust tuleb siis minu arvates üksikisiku vaates see lahendus? Palju kritiseeritakse täna noori ja öeldakse, et nad on lumehelbekesed. Mina olen enda jaoks selle nimetuse, mis on selgelt halvustav ja minu arvates ebaõiglane ümber defineerinud sellise sõnaga nagu kullatükikesed.
Et see on uus põlvkond, kes tegelikult juba täna elab teistmoodi. Ja nad ei tee seda hariduse pärast, sest sellist haridust nad ei ole kuigivõrd saanud, aga nad teevad seda sellepärast, et nad on pealt vaadanud, kuhu seesama mainitud lääne heaolu ühiskonna tagaajamine viib. Et kuidas nende vanematel ei ole nende jaoks aega, kuidas neil on, ma ei tea, stress, läbipõlemine, kõik muud asjad. Ja need noored tegelikult täna näevad, et see võib-olla ei ole see. Nad elavad juba täna tasakaalustatumalt oma elu. Ja mina usun, et sealt tuleb üksikisiku vaates mitte ainult, aga see on selline muutuma panev jõud. Ja seesama põlvkonna vahetus täna juba käib. Näiteks nagu ettevõtluses ongi väga paljud Eesti edukad ettevõtted alustatud seal 90ndate alguses pärast taasiseseisvumist ja nendes on näha järjest rohkem noori juhte, kes teevad asju teistmoodi. Ja jätkuvalt või järgnevalt räägikski teile erasektorist siis, ehk siis ettevõtetest. Et Rohetiigris me oleme loonud esindusorganisatsiooni sarnastele ettevõtetele, nagu mina juhtisin ühte seda tööstusettevõtet, kes soovivad siis ühiskonnas seda pööret eest vedada. Ja me alustasime sellega jõulude paiku. Me tahame kokku saada 250 ettevõtet, kes ühiskonnas just pakkumise poole pealt hakkavad seda rohepööret ellu viima. Ja 250 on meie eesmärk ja täna on 50 liiget olemas. Ja me plaanime seda teha 2 etapis. Etapp 1 lähtub sellisest mõõdikust, et 1000 suurimat Eesti ettevõtet moodustavad 90% Eesti majandusest. Kõlab natuke nigelalt, aga see on tõsi. Ehk siis etapp 1 on keskenduda neile ettevõtetele, kellel on suur mõju, olgu see siis nende klientide, töötajate või muude huvigruppide näol. Ja miks see on oluline, on sellepärast, et need suured aktiveerivad teised ja nad näitavad ette, et nad on lihtsalt suured. Ja etapp 2 on siis väikesed ja keskmised ettevõtted, keda Eestis on üle 50 000, kellel on limiteeritumad ressursid, kes tegelikult saavad võtta eeskuju ja järgida seda. Ja mis neid ettevõtteid siis ühendab, kes Eestis täna juba rohepööret ellu viiab, sest seda on järjest rohkem, ma usun, te märkate seda enda ümber. Esiteks, nad saavad aru, et selle teemaga mitte tegelemine on pikas perspektiivis kallis. Et ettevõtete eesmärk on püsima jääda. Käisin paar aastat tagasi Jaapanis ärikohtumisel ja seal oli üks ettevõte, mis oli algatatud aastal 156 pärast meie aja arvamist. Ja see oli nagu üsna selline jahmata või nagu mõtlema panev, et kui palju peab iseennast see ettevõte üle elama. Et kui ta alustas ka tööstusettevõttena, siis täna ta on täiesti selline finantsvaldkonna ettevõte ja kui luged selle ettevõtte arengurada, siis ta on tegutsenud umbes 30 erinevas tegevusvaldkonnas. Et ettevõtetel on see tahe kohaneda ja muutuda vastavalt sellele, mis ümbritsev keskkond, mis nõudmisi seab. Et seetõttu ma arvan, et ongi just ettevõtted see, kes Eestis seda pööret peaks ellu viima või nagu eest vedama kõige pealt, et teised saaksid järgi tulla. Ja see peab juhtuma selliste printsiipide alusel, et see lumepall, mis sealt mäest veereb, selle kestliku arengu suunas, mis kogu aeg kasvab, et tekiksid ökosüsteemid ja klastrid, mis tähendab seda, et probleeme ei lahendata enam üksi. Et selleks ongi vaja ettevõtlusorganisatsioone, et ütleme, et me teeme koos oma ahela roheliseks. Ja me lahendame probleeme koos. Ehk siis koostööle orienteeritus, mitte konkurentsile. Ja see on Eestis võib-olla tundlik teema, aga meie näeme küll seal Rohetiigris, et seda tuleb järjest rohkem, seda koostöö tegemist. Ja võib-olla üks märkus veel firma või erasektori kohta on siis see, et kes ei saa aru täna sellest teemast, sest neid on endiselt veel, ütleme, pooled. Ettevõtted Eestis ei saa selle teema tähtsusest aru, siis ma julgen välja öelda, et neil ettevõtmistel on nõrk või lühinägelik omanik, kes teeb seda ettevõtlust ikkagi oma kasu eesmärgil või siis seal on nõrk juhtimine, et kes ei saa sellest aru, et kuidas jääb püsima ettevõte, mis on asutatud aastal 156. Aga tegelikult on siin põhjust optimismiks, sest praegu olles selles töös olnud, on näha, kuidas väga paljud muudavad meelt. Muudavad meelt terved sektorid, ma tooks välja finantssektori, ehitussektori,
tööstussektor ja mitmed teised. Ja tegelikult me oleme sellise päris põneval ajastul, kus see kestlik areng ei ole enam selline soovunelm, vaid sellest on saamas praktika, mida viiakse ellu. Ja viimaseks rääkisin teile oma sellest aastasest kogemusest üksikisiku ja ettevõtetega töötades, aga riik, mis võib-olla on ju kõige olulisem. Me räägime siin täna Eesti visioonist. Siis ma alustaks sellisest mõttest, et know-how tühimik või teadmiste tühimik selles teemas on tegelikult absoluutselt kõigis nendes suundades. Aga mis eristab riiki näiteks üksikisikutest või ettevõtetest on see, et need samad ettevõtted tahavad kohaneda, nad tahavad õppida, nad tahavad areneda, nad tahavad luua endale oskused selles uues maailmas, mis on tulekus hakkama saada. Mitte ainult hakkama saada, vaid olla edukad nende uute standardite järgi, selle uue ühiskondliku heaolu definitsiooni järgi. Siis poliitikute puhul hetkel ei ole märganud seda, et nad nagu väga tahaks õppida seda uut oskust endale. Et jutupunktides on see teema sees, aga otsustes ei ole. Nii on nagu mõttetu. Et kui me räägime metsast või me räägime fossiilenergiast või mis iganes muudest teemadest, kus tegelikult on küsimus, kas valida kestlik tee või valida tavapärane, harjumuspärane, siis otsuseid ei tehta selles suunas. Aga see on mingis mõttes ju mõistetav, sest et poliitikule ebakompetentsena välja paistmine on suur oht. Ta ei saa järgmine kord võib-olla valituks. Aga sellele vaatamata meil on vaja julgeid otsuseid. Nii et ma arvan, et ühiskondlik surve on siin hästi tähtis. Et selline poliitika, nagu siiani on olnud, ei vii meid siit kuskile edasi. Et mõned võib-olla märksõnad, mida ma tahaks välja öelda, on see, et tegevuskava koostamine ei ole saavutus. Kuigi me ei saa isegi neid tegevuskavasid enam koostatud. Siis bürokraatia ei ole saavutus. Ümarlauad ja nõukojad ei ole saavutus. Ja tegelikult mulle tundub, et rahval on tugev ootus ja poliitikud peavad siis muutuma haavatavaks või julgemaks, võtma riskiga, isiklikke riske, et teha julgeid otsuseid. Muud moodi see ei toimu. Et näiteks Eestis mulle tundub, et kõik ülejäänud klotsid on juba teevad tööd, aga riigilt on vaja näha otsustavust. Ja tegelikult see lahendus peitubki riigi suunas kaasamises ja võimu laiali jagamises. Need on ju kõik sellised demokraatia arenguvormid, millest me oleme kuulnud, aga mida liiga vähe praktiseeritakse. Et minu lootus on seda näha palju rohkem lähiajal ja tegelikult ma usun, et see nii läheb ka. Nüüd lõpuks visioonist siis, et miks kestlik areng on Eestile huvitav või võiks olla huvitav. Et ma alguses rääkisin ka, et sellest teemast peab rääkima looduse tõttu, aga võiks rääkida Eesti ühiskonna siis õitsengu või siis edasi arenemise tõttu. Ja siis seda sellepärast, et meil on eelis. Me oleme väga hästi positsioneerunud selles teemas edu saavutama. Et kõigepealt on kuulumine Euroopasse, mis on siis meiega seotud majandusruum. Ma arvan, te kõik teate neid õiglase ülemineku fonde ja roheleppeid ja kõik need on tuttavad asjad. Aga ma ei tea, kui paljud teist on mõelnud, miks Euroopa sellega tegeleb nii tungivalt või tugevalt või miks näeb Euroopas sellest endale uut strateegilist eelist või konkurentsi eelist, mida ta üritab välja arendada. Mina näen seda nii, et mis on siis olnud sellised globaalsed suured trendid või majandusnähtused, mis siis on mõjutanud seda, kuidas elu tervel maakeral toimub, siis tööstus on selgelt üks väga suur, aga Euroopal väga selgetel asjaoludel ei ole tööstuses nagu palju kaasa rääkida, et see on põhiliselt ju koondunud Aasiasse ja mujale, et see on selline küps ja vana turg ja meie elatustase on nii kõrge palgad ja meil on vähe inimesi ja kõik muud põhjused, miks tööstus ei ole see, kust me oleme ammu lootusetult maha jäänud. Saame ainult mingites nišides opereerida. Siis meedia, täpselt samamoodi. Euroopa on võrdlemisi tähtsusetu, et Facebookid, Google'id ja AliExpressid ja Rakutenid tulevad jälle Aasiast, Ameerikast, aga mitte Euroopast. Ja kui nüüd on näha uut trendi, milleks on see rohemajandus, mis taas kord seab ümber kõik konkurentsipositsioonid, mis tähendab, et ta loob väga palju uusi võimalusi teha
majandustegevust uuel moel, ümber ehitada väga paljud toimimispõhimõtted ja sellised majandussektorid täiesti selle uute põhimõtete järgi, siis Euroopa on aru saanud, et see on võimalus, kuidas esile tõusta. Ja Eesti siis, milles meie võimalus seisneb? Et jah, loomulikult mõistmine, et see on meie majandusruumi oluline eesmärk, peaks andma meile juba vihjeid, et sellega tasub tegeleda, sest me kuulume siia ruumi. Aga tegelikult Eesti on veel eriti hästi positsioneerinud selle sama pärast, millega ma alustasin. Et meil on see tiigrihüpe siin toimunud, tänu sellele on meil digivundament väga tugev. Ja seda rohemajandust, mida maailm tahab, seda ei tee ilma selle vundamendita, mis Eestis on juba ehitatud. Et meil on võimalik see roheline infrastruktuur ehitada selle sama digitaalse vundamendi peale. Ja see on tegelikult väga suur konkurentsieelis selles nii-öelda täiesti uues majandustegevuses, mis on juba käima läinud, aga mis väga suure lainena peale tuleb. Ja no lisaks sellele on ju teada, et Eesti on väike, selles kontekstis on see väga hea. Meie võimukoridorid on piisavalt lühikesed ja me saame luua mudeleid siin teistele eeskujuks, mida me Rohetiigris paljuski ka üritame teha. Ja mida siis selleks vaja on? Noh, kõikide osapoolte kokkulepet selgelt. Seetõttu olen ka rääkinud teile, et kuidas minu arvates erinevate osapooltega täna seis on. Meil on vaja seda ühiskondlikku tellimust. Aga Eestis on tihti vist nii, et on räägitud, et jah, et me oleme liiga väike, et miks me nagu nii generaalsed oleme, et me peaksime mingid kokkuleppeid tegema ja fookust seadma. Et mina usun, et just see on see valdkond, milles peaks seda saavutama. Ja ma ütleks, et momentum on olemas. Ja selle teemaga on see hea asi minu arust, millega mina tahaks julgustada kõiki, kes me siin oleme, seda kuulame ja ettevõtteid ja riiki, poliitikuid, on siis see, et kui sa selle valiku teed, ma rääkisin, et kui ma ühel hetkel läksin sinna Jänese urgu seal ettevõtte juhina, siis see ei ole olnud raske teekond, mida käia. Sest et kui riik otsustaks, et meie teeme Eestis selle rohelise digiriigi, siis edaspidi, kui sa võtad otsuseid vastu, sa saad kohe aru, kas see on kestlik otsus või see ei ole kestlik otsus. See teekond hakkab ennast väga selgelt suunama. Et selles mõttes, kui on tehtud see suur otsus, sealt edasi see ei ole raske tee. Ja mida me saame selle eest tasuks potentsiaalselt? Sama asja, millest ma alustasin. Hoolitud looduse, mis ma väidan, et on meile eestlastena väga oluline. Tasakaalupunktile lähemal inimesed, sest mulle tundub, et me järjest rohkem nihkume eemale, ka isiklikus vaates inimestena sellest tasakaalupunktist, kuna ühiskond lihtsalt paneb meid sellisesse tsentrifuugi. Ja viimaks see, mida nagu kardetakse, aga mina omast kogemusest julgen väita, et see on täiesti kindel, et tekib väärtuspõhisem, suurema lisandväärtuslikkusega majandus, ehk siis see, millest me kogu aeg räägime. Et me oleme need allhankijad ja teeme seda odavat tööd ja kõike muud ja ei oska sellest välja murda, siis tegelikult minnes uutele rohelistele turgudele ja kasutades ära seda eelist, mis meil täna on, meil on võimalik seda saavutada ja teha seda kõike õiges järjekorras. Ja kas me selles kestlikus arengus võidame nii kui nii? Ei tea, pole kindel, aga minu selline tunnetus on see, et kui me ära passime selle positsiooni, kus me täna oleme hästi positsioneerunud seda muutust tegema ühe väikese riigina, ühe ühiskonnana, siis järgmise sama hea võimaluse ootamine võib kestma jäädagi. Ehk see on väga suur võimalus. Ja seetõttu ma arvan, et me peaksime seda võimalust kasutama ja sellise ühiskondliku kokkuleppe saavutama. Ja see ongi minu selline suur soov, nägemus ja visioon Eestile ja ma loodan, et see nii läheb. Veel kord kõikidele emadele palju õnne, te olete imelised. Aitäh, et te tulite kuulama ja ilusat pühapäeva õhtut. Aitäh teile!